tervist! Mina olen Mihkel ja te vaatate saadet Ohmoon. Tänases saates tuleb juttu erinevatest keskkonda kahjustavatest teguritest. Meie saatejuhid on läinud asja lähemalt uurima ja sukeldunud teemasse veelgi sügavamalt. Jääge meiega! Hoiatus! Järgnev saateosa võib sisaldada mõõdukalt kaakide kõnepruuki ning on minimalistlike humoristlike kalduvustega. Päeval mina küntsi joida, mõõdumaada joida, hairila. Meiega on täna liitunud siin Indrek Raplamaalt. Tere! Mis kuradi? Mis Indrek? Ints, omadel Ints. Vabandust. Mis on teie arvamus autodest? Autodest? No autod, it's a fizzy, it's a fuzzy, see on tolm. Me räägime ikkagi pillidest. Mis te arvate sellest, et autosi on praegu Eestis liiga palju? Mis liiga palju ei saa kunagi autosid olla. Selles suhtes, et mida rohkem autosid, seda suurem turg, ma sain jälle Saksamaalt tuua, müün maa, selles mõttes inimesed kogu aeg tahavad autosid, las olla paljuna. Sisepõlemismootoriga autode keskkonna jalajälg on palju suurem kui elektriautode oma. Kuidas teie suhtute sellesse? Mis sisepõlemis ja elektri, kahte sorti on autosid olemas, on diislikütusega, on bensiiniga, me gaasidest, elektrist üldse tegelikult ei taha rääkida, aga noh, selles mõttes, et igal juhul on sisepõlemismootoriga auto palju kasulikum, kui on need muud igasugused tränad. Esiteks, alustame sellest, et sellega saab teha siia see kuule, mis... No teiseks, sisepõlemismootoriga autoga saad ikka kuradi sõita, paned 100 kilomeetrid, eks ole, elektriautoga sa jõuad vaevu siit Haapsalu, seda ju elu sees, eks ole, teed mingi 4 peatust vahepeal, vaata, ma ei tea, pissi peatusid ka vahepeal, no selles mõttes, et tegelikult on ju see tootmine ka, tead, vaata, autosid toodetakse, elektriautosid on sisepõlemismootoriga autosid, aga ühe selle elektriauto mingi akude ja asjade tootmine, sa tead, kui siiamaani tuleb neid kahjusid nagu. Et selles mõttes, et kui sa hakkad mõtlema, see elektriautoga sa pead 10 aastat sõitma, et sa teeksid tasa selle, mille sa kurat alguses üldse ostsid, eks ole. Aga sisepõlemismootoriga auto on ju, ostad ära, okei, ühe korra läks sinna keskkonda väike, aga nüüd on normis, sõida, mölla minna, võid vaata, siin mingi vend pani 5 miljonit enda Volvoga. Ei no ja kui juba sellest rääkida, vaata, et 10 aastat sõidad, eks ole, siis saad selle jalajälje tagasi, aga kurat, see elektriauto ei pea 10 aastat vastugi, eks ole, Selles mõttes, et vaata, minu kuradi Audi, aastast 1994, mis aasta see oli? 99, õigus. Aastast 99, see on kuradi 25 aastat vana, ikka veel tuunib niimoodi, kuuled, Kuidas mõjutavad teid ees ootavad automaksud, mis mõjutavad uusi sisepõlemismootoriga autosid? Ei no, kurat, vaata ringi, selles mõttes, et minul ei ole siin ühtegi uut autot, kõik autod on 30 aastat vanad, aga makse peaks nagu tehniliselt ikka maksma. Aga noh, ma maksan, sellepärast, et ma müün vendadele maha, kes on nagu fantoomsõidukite ostjad, nemad kannavad need enda nimele, minu nimel pole ühtegi ronti, mis siin põllul vedeleb. Ei no, teiseks, selles mõttes, kui me juba räägime sisepõlemismootoritega autodest, siis tegelikult neid üleval pidada ei ole ju mingi piin, eks ole. Eriti kui sul on mingi vana ront, nagu mul on Audi 25 aastat vana, siis selle üleval pidamiseks, vala õli sisse iga 10 000 tagant ja sõidab nii, et vähe pole, Aga aitäh teile, Indrek, meeldiva intervjuu. Ints, ma ütlen!